videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja kui midagi head ja tervislikku soovida, siis ainult ühte. Pöörle edasi, me planeet. Tagasi ju ei saa, sellist jõnksu ei ela mitte keegi üle. Ja loomulikult hakatuseks seesama vana hea küsimustik. Mis juhtub, kui nii teha? Mis juhtub, kui nii mitte teha? Minu pärast võtke presidendi valimised siin küsimusse. Mis juhtub, kui valida president, sõltumata sellest, kes valib? Mis juhtub, kui mitte valida presidenti? Mis ei juhtu, kui valida president? Ja mis ei juhtu, kui mitte valida president? Ja loomulikult võib siin esitada ka mineviku vormis sellesama küsimuse, et kuidas me oleme jõudnud nii kaugele, mis tehti, et nii juhtus, et nüüd korraga hädasti vaja ja hädasti ei ole vaja. Ja muidugi veel tuletaksin meelde Hiina sõjakunsti tõde, et isegi hiirt ei tohi suruda nurka, kust ta välja ei pääse. Liiatigi, pange nüüd tähele, Euroopa suurimat riiki, mille tagument ulatab teispool Uraali veel, oi jummal kui kaugele. Ma ei taha sellega mitte midagi öelda, aga meie pingutuste tulemus, mis juhtub, kui me edasi pingutame? Ja mis ei juhtu, kui me edasi pingutame ja nii edasi. Kõik on muidugi meeldivalt kole, aga ei ole häda midagi. Sain mina ka kirju. Siin Andres Raid on ju kogu aeg öelnud, et kirju tuleb kirjutada, aga see viib nõdraks jääva mälu selle peale, et kui te tähele panete, mina ei ole Kertu Luisk. Ja hakatuseks tuletan teile meelde, et Kertul on hulk lapsi ja kõige väiksemal kõige väiksemal lapsel hakkavad tulema hambad, tagumised. Naised mõistavad, mehed, ma ei usu, et mõistavad. Ja seetõttu vähe sellest, et titt ei saa magada, Kertu ka ei saa magada, ega ta ei ole mees, kes on suuteline, ma võin teile kinnitada, igasuguses lärmis magama. Ja seega vabandust me ei palu, sest tegemist on tõsise force majeure'iga. Ega titel ei tule hambaid iga päev. Natuke aega tulevad, siis on suu täis ja anna aga midagi neritavat kätte ja that's all, nagu ütles lätlane Leedu turul. Nii, aga nüüd olge te tänatud kõik, kes te meid toetate, eriti ilusti ja otse ja mõneti ka võib-olla vaistikult mõne jaoks oskab seda edasi anda Igor Gräzin. Samamoodi vanakooli poliitik Viktor Vassiljev, kes seletab ära, milles asi on. Ja nüüd on teile siis ka eilse saate näol fakt nalitsoo ehk silmaga nähtav ja kes tahab, võib ekraani näpuga katsuda fakt, et Muhumaalt ülekande tegemine vähemalt kahe meiesuguse ja veel lisavaimu toel ei ole kerge.
vaja mõelda midagi välja, aga kui sul on parasjagu niimoodi, et tõmmake nüüd kas kõvemini või laske üldse lahti, siis on selle ettevõtmine keeruline. Ja olge tänatud toetajad, tõepoolest ilma teie toeta poleks sedagi, sest õpetus on see iva. Tulgu ta nii krägiseva häälega kui tahes, ma pean mainima, et herr Gräzini hääl ei ole tolligi parema kõlaga kui minu hääl. Sellepärast isegi sobib. Muide, minu kadunud lauluõpetajast tädi ütles, et sul on sihuke hääl, et sellega võib ainult kuiv kemmergus koputamise peale öelda kinni. No jah, mis on kinni, uks või pole oluline. Nii et olge te tänatud, teie peal on sisuliselt ainus me lootus. Pole parata, elu on juba niisugune, et kord iga pidu saab otsa. Ja sain mina kirja. Kirjas oli üles loetud Andres Raidist inspireeritud mõttekildude saatmine ja keegi tegi siis kokkuvõtliku ja saatis kohe 3-4 tegelase eest. Ja kirja pealkiri oli väga ohtlik rahvuslikkust rõhutav finantssekt. No nagu tähele panete, nomina sunt odiosa nimesid nimetamata. Lugesin tsiteerima seda kirja nüüd täies pikkuses ei hakka, sest uskuge, tundeküllane tema oli ja kurat temaga. Aga võtaksin mõned otsesed kommentaarid. Näiteks üks huvitavamaid, ma nüüd ei mäleta, kas see oli mõne video alt võetud või kuidas. See oli Nõmme raadio video alt võetud, aga kelle oma alt ma ei mäleta. Rita Kaljus oma nime all, müts maha, julge naine, kirjutas: mul ei ole usaldust teie vastu ja teie on isegi suure tähega. Kuhu kadus meie ühistusraha? Mina näen, aga inimesi olete petnud räigel viisil. No see on just nagu mulle süüdistuseks, et mis ta siis minu video alla seda kirjutab. Vastasin ausalt, et mul ei ole kunagi olnud, ei ole ja ei tule õigust kanda Tartu hoiulaenuühistust kas või 1 sentigi välja. Ja need 44 puuduvat miljonit, need on ikka kellegi teise allkirjadega kuhugi läinud. See on nagu Schwarzi draakonis eesel ütles, et tõsi natuke teistmoodi, et liha on kaup. See pannakse vankri peale ja see oli sel perioodil, kus meie armsas riigis just nimelt lihatoodetega defitsiit oli. Ja siis muidugi ei saanud mina hoida end tagasi. Ja torkasin ka, et ja kui Ingli Rita ehk Rita Kaljus, tuntud Eesti selgeltnägija ja vaimne õpetaja seda ei näe, on asjad loksumas tema, mitte minu pool. No ei ole midagi parata. Kontekstilises mõttes see oli nii. Ja muide, olen lugenud ka mitmete artiklite alguseid, kus peategelane on Tartu hoiulaenuühistu hoiustaja Aleksander Brunfeld, kes on avalikult rääkinud ühistu makseraskustest ja oma hoiuse kaotamisest. No muidugi, kui ma vaatasin, et kes see on, siis ma sain teada, et tema on pendlimees
ja Alexander Bloomfield ehk Sass, kes teab soovitada, kuidas asjad peaksid paiknema. No ma jumala eest loodan, et kapsast kartul aias, mitte oma raha. Anonüümne põrutab kogu meie kollektiivile peaaegu. No see on natuke niimoodi nihkega, aga let it be. Samuti saab plaan B-ga seostada vatnikuid, Kertu Luisku ja Harri Raudveret. Minu teada need kaks inimest omavahel ei suhtle, ei otse ega selle plaan B kaudu. Saab seostada Ülle Pukki ning Vene julgeolekuteenistuste õnnistusel okupeeritud Ida-Euroopat, Ida-Ukrainat külastanud Andres Raidi. Vatnikud ja vaata, kuhu kurat sõitis. Kes see lubas, mis? No sel teemal me muide viimasel korral ka vestlesime, et oli üks teada ja tuntud poliitikaga seotud inimene küsinud, et kuidas sa sinna said sõita, kuidas sind lubati? Ja Rait siis seletas ära, et no läksin mina siis ja võtsin omale viisa ja tulin tagasi ja sõitsin sinna. Ei ole midagi keerulist. Meil ei ole riigis ega maailmas nii palju keelatud asju, et tõesti iga asi on ära keelatud. Seda enam, et mul on kuri kahtlus, et Raid valdab päris hästi ka ukraina keelt, mis tal jäi külge sõjaväest, Nõukogude armeest muidugi ja muudest taolistest kohtadest. Ja kui ta oli siin Eesti Televisiooni tõlk kellegi Ukraina tähtsa isiku juures, siis see küsis, et seda poleks küll oodanud, et rahvusringhäälingus teil ka ukrainlased töötavad. No, Rait oli tagasihoidlik. Eriti armsa kirja on kirjutanud aus Eesti mees, vegan asiaat Karl Sergei III. Tähendab, 2 tükki võib veel kuskil olla. Ja ta kirjutab ilmselt kontekstiliselt mõistes, no peab mõistma isegi tema nime saab kontekstiliselt lahti mõtestada. Kurat küll, jätke see varas välja siit. Miks see kiir peab rikkuma ära kõik? Kahju, et tal valud annavad järele peaks olema. Jube inimene, no nagu te tähele panete, see on minu kohta. Publicity, blänna. Jah, ei taha midagi rohkem öelda. Ja asja võtaksin kokku ühe video juurde, mitte meie video, vaid kaugest, ei tea kust paigast tulnud video juurest. Süüdi on Raudvere, Lepa ja Andro eks-naine. Sellise tunnistuse Roos andis. Tegelikult ajas jama, rääkis oma isiklikest probleemidest. Miks aga ühistupresse läks? Selles on süüdi kõik teised, tema mitte. Tema on kannataja. Kas jäi ka ise rahadest on siin mitmuses millegipärast ilma? Ei jäänud. Sellega on kõik öeldud. Šlos, niimoodi on. Noh, jah. Ma ei taha siin muidugi hakata tsiteerima ühte kohtumäärust, mille Herroos välja kauples, et pooled kohustavad kompromissi jõustumise järgselt tegema kõik endast oleneva, et vältida omavahelises
suhtluses avalikkusega või kolmandate isikutega mis tahes viisil teist poolt halvustavat või solvavat kõneviisi ja lisaksin siia otsa, see ei käi küll minu kohta, kuigi mööndusega võib tänasegi eest vast kohtusse kaevata. See on selline asi, et on ju klassikasse kuuluv laul, et ei saa mitte vaiki olla. No ja ikka juhtub, no ei saanud vaiki olla. Kas ma pean kõige eeltoodu peale südamest, põiest ja põrnast solvuma? Ei pea. See on muidugi, kui Kertu juhtis mu tähelepanu, et on tulnud jälle üks värske video Kreekast, kus mind ära mainitakse, siis ma märkisin ainult, et see on kõva mehe tunnus, kui lähemalt kui Kreeka su peale haukuda ei julgeta, mida soovin sullegi. No mis sa ikka ütled, jõua sa nüüd iga ühega, no vaadake, koerad ju ka niimoodi läbi plangu, oi, kui ma valdaks keelt, ma tõesti konspekteeriksin, mida nad lubavad teisega teha, aga essu sellega. Ja siis, kui võtab plangu vahelt ära, siis on kõss. Ja see suurem elukas tavaliselt varjab haigutust. Igav härrased, igav. Kui ei ole fakti, siis ei ole mitte midagi, siis on fantaasia. Ma olen korra siin seletanud ka, et vot udu-uurijad, nemad võtavad ette, et on väikene udu ja selle udu taga on suurem udu ja veel suurem udu ja need suured udud saavad kuskil kokku ja tekib veel üks udu. No ma kasutan siin udu, et te saaksite kontekstiliselt mõista, aga teadlased on. Siin on kuradi suur jama lahti, hakkame uurima ja tulevad kitsamaks ja saavadki kätte. Selle koha peal peaks vist vabandama selle mikroskoopilise tagumendi, kus see hais tuli. Kõik. See on kogu teaduse ja udu uurimise selgitus, kuigi ma ei ole öelnud, et ka udu ei tuleks uurida, sest ka mikroskoopilisse udusse võib minna süviti. Jah, aga üldiselt, kuna selle eest võetakse ka raha, siis peab tunnistama, et teadlik kelmus algab sellest hetkest, kus inimene mõistab, et tema väiteid ei ole võimalik kontrollida, mõõta ega tõestada, aga ta esitab neid absoluutse tõe pähe, et kujundada teistes mõtteid, hirme, usku ja lootusi ja sellega vastavat käitumist, et nad tulevad tagasi, panevad oma mündikesed või rahapaberid karbi sisse ja kuulavad. Sel päeval, kui ma salvestan saadet, pean tõdema, et mitu artiklit, no neid esitataksegi meelega pundis, käsitlevad siis mida? Käsitlevad tehisaru, mis rikub ära meie oma aru, nii nagu ma olen siin öelnud, et ta võtab meilt ära mõtlemisprotsessi ja ajab meile libekeelset jama. Tehisaru juurde võib veel tagasigi tulla korraks, aga tipa-tapa eelmiste saadete meenutuste juurde võiks öelda, et Nõmme raadiost alles jäänud videod. See on Charles Dickensi seda teost muidugi loetakse maailma huumorikirjanduse esimeseks põhjapanevaks romaaniks või kuidas seda kutsuda. Selle teose pealkirja juurde, kus oli muidugi Pickwick klubist, aga
ei ole oluline. Juttu on meil olnud inimpsüühikast, just nimelt sellest, mida roisutab tehisaru ja nartsissismist, mis paneb imetlema oma aju, oma vaimsust, oma kurat teab mida. Aga ma pean teile tunnistama veel, et kui me vaatame psühholoogia tumedamat poolt, siis inimaju on niisugune paras värdvorm, et ta leiab oma toodetele, oma mõtetele, seisukohtadele ja nii edasi alati õigustuse. Kas või 2 × 2 on 4, mille ma olen vaidlustanud, et ümardamisega me saame 1,5 kuni 2,5, mille vahemikus ainult ideaaljuht on 4. Ega ei ole midagi parata, paras demagoogia, aga fakt, mis tõenäoliselt selle 2 × 2 on 4 esitamisega ei puutu üldse asjasse. Olen mina tähele pannud ka niisugust nähtust, see hoog on nüüd mööda läinud, ega mitte tekke ja kadumise sfääris, vaid meedias. Terapeut see kutsub su sinna, terapeut teine kutsub su tänna, terapeut 3, tulge kõik, laske lapsukestel minu juurde tulla. Ma parafraseerisin siin Jüri Üdi Lullat. Ja terapeutide puhul olen ma tähele pannud, et terapeudiks, ma kardan, et suuremalt osalt mitte ei õpita, vaid hakatakse. Nii nagu, no kujutage endale ette, kas saab meedia vait olla, kui riigi esimene leedi hakkas terapeudiks. Nii nagu üks esimene leedi hakkas viiuldajaks. Tuleb välja, et sealgi ei ole vaja midagi rohkemat, kui olla esimene leedi ja hakkadki viiuldajaks. Üldiselt terapeut on, siin on muidugi see lahutamine tehtud, mis Andres Raidile kangesti kohe ei meeldi, et terapeut on vaimse või füüsilise tervise, see on üks tervik kokku ju ikkagi, spetsialist, asjatundja, kes aitab inimestel lahendada oma probleeme. Iseenesest see on võetud ka Vikipeediast, no ta ei aita alati, ta võib proovida aidata, ta võib käest kinni hoida ja lohutada, nii nagu tehisaru räägib sulle libedat juttu, et sa oled ikka kõik see toredam ja tublim. Aga, vabandust, aga jah, vaimse tervise terapeudid, ütleb Vikipeedia, pakuvad erinevaid vestlusteraapiaid. Noh, näiteks psühhoteraapiat ja pereteraapiat, selleks pead sa olema suure sisendusvõimega isend loomulikult. Et tuled ja saadki inimesega jutu peale, mis teatavasti on vaata, et üks kõige keerulisemaid asju. Eestis on eesrindlikul kombel nimetus terapeut ilma igasuguse kaitseta. Seega võibki hakata terapeudiks ja seda võivad kasutada igasuguse taustaga inimesed. Noh, ja mis ma veel ütlesin? Ma ütlesin, et spetsialist on asjatundja, ta on eriteadlane, ta peab olema vastava hariduse ka saanud. Nii on kindlam. Ja nüüd tahaksin natukene puudutada Mandela efekti.
iseenesest ma natuke imestasin, et Mandela efekti puhul juhtus sedamoodi, et mitte keegi ei küsinud midagi, et mis see siis on ja milleks seda kasutatakse. Aga see on ju põhiküsimus. Vaadake, mida rohkem tekib meil isendeid, kes on veendunud, et nad mäletavad tõepoolest valesti, et nii ei olnud. Uurisin mina tausta, et kust see Mandela efekt tuli. Ja ma vannun, et ma ise olen ka näinud Nelson Mandela matuseid. Ja kõige kergem on jääda oma seisukoha juurde, siis kõik teavad vähemalt, et sa ei tõmble. Aga Mandela efekt, kuidas seda saab kasutada? Seda saab kasutada nii, et sa uputad inimesed üle sinu poliitikale hetkel kasulikust infost ja teed suurtele rahvahulkadele selgeks. Te mäletate valesti, see ei olnud nii. Te ei saanud asjast õigesti aru. Ja kui nüüd keegi tõepoolest ikka veel avastusrõõmust, leba, see on ju gaslighting, seda enam, et ma riikliku gaslightingu terminit olen 2 korda või 3 korda saadetes kasutanud. Gaslighting, muide, film on kaunikesti jube. Ma võin mööda panna, aga see on umbes 47. aasta film, kus mees ajab oma naise täiesti hulluks sellega, et naine ei saanud aru, naine tegi valesti, naine on, ühesõnaga ta aitab igati kaasa naiseliku alaväärsuse või millegi taolise tekkele ja ajabki naise hulluks lõpuks. Seda tasub vaadata just tehnika pärast, sest see on oluline film. Ja sellel on subtiitrid ka olemas. Ja nüüd läheksime siit edasi. Kuidas on võimalik läbi näha Mandela efektist ja olgu siis riiklikust või perekondlikust gaslightingust? Selleks te peate lähenema detailidele ikka täpsemalt, mitte laskma sellel ära neetud udul ajada udusse kõik. Üks Tallinnfilmi laul Valgesse uttu kaovad kõik linnad. Ei tea, kas see autor, teksti autor just oli tähele pannud ka Mandela efekti ja gaslightingu nimelist filmi. Mandela efekti tahan tähele panna, see oli liiga vara. Aga nüüd tuleme tagasi tipa-tapa Elon Muski küsimustele, mis mõneti said pandud pausile. Elon Musk pärast pikka mõtlemist tõdes. See on oluline osa, ma pean vist rääkima aeglasemalt. Ma ei taha rääkida küll 2 korda, aga ikkagi. Esimene märk inimkonna vaimsest allakäigust on tähelepanuvõime kokkuvarisemine. Ma ei osanud seda paremini ka tõlkida. Elon Musk tõdes, et vähemalt tema tutvusringkonnas ja võib-olla ka laiemas plaanis, võib-olla ta tutvub ka meediaga, on inimesed lõpetanud kaugemale ettemõtlemise. See on jälle seesama kuradi teema, et kas meil on, kas meie riigil on eesmärk, mida meie
valitsused on kohustatud järgima seda juhul, kui nad ei oska lugeda põhiseaduse preambulit ja mõista seda. Aga Musk ütles, et inimesed on lõpetanud kaugemale ette mõtlemise. Planeerimishorisont, see on nüüd puutõlge, aga las ta olla selline, on kahanenud 30 aastalt 3 aastale ehk siis järgib valimistsüklit. No mis kurat, saame siin 3 aastaks raha kätte, pärast teised tulevad võimule. No siis on hea neid süüdistada, et näe, mis jamade kokku keerasite. Inimesed laiemas plaanis ei ehita enam midagi uut. Nad paikavad vana, lapivad seda, korrastavad. Nii nagu me võime käsitleda ka tegelikult seda fail või oli ta Rail Balticut. Seal on see, et 3 aastat keerasime sitta kokku, no paneme nüüd edasi natuke teise nurga alt, keerame järgmised 3 aastat endale raha taskusse või kui eestlased või muul viisil. Mis on sellest kasu? No me võime ju muidugi mätsida, ma ei tea millest, ma ei taha öelda millest, unistuse. Vot me saame selle ja siis terve Eesti rahvas ühe ainsa reisiga tõmbab siit nahpoh. Voh. Mõtet tal ei ole, välja arvatud Euroopa Liidu välispiir. Ja nüüd tuleme gaslightingu juurde. Massachusettsi tehnoloogia instituut, see nimi on mul kuskil meelde jäänud, nende uuring näitab, et põlvkond, kes on sündinud pärast aastat 2000, nende tähelepanuvõime, kui te nüüd tähele panite, mis ma siiamaani olen rääkinud, nende tähelepanuvõime on kahanenud 8 sekundile. See on siis 1, 2, 3, 4, veel 8 ja 1, 2, 3, 4 ja veel 8 ja nii edasi. Elon Musk meenutas siin tähelepanuväärset. Ma nüüd ei tea, jumala eest, ma ei tea, kas ta oli pigem psühhiaater ilmselt, jah. Herr Alzheimerit, muide, mis oli Alzheimeri eesnimi? Ma pean kihla, et 99% juhtudest ma võin öelda, et näete, hakkab pihta. Alois! Ja millal oli tema sünnipäev? Muide, hiljuti oli. Vähem kui 2 kuu eest. See oli 14. juunil. Näete, jätkub ju. Siis vaatasin mina õilsat elukat AI, mille vastu mul on nüüd tekkinud huvi, et mis jama ta siis võib laia tarbekaubane ajada. AI ütleb, et 8 sekundit on müüt. Müüt teatavasti on mingisugune kangelaseepos. Enam ei ole ka. Nüüd on müüt, uduajamine. Nüüd on kangelaseepos, võib-olla alatu laim kellegi suhtes ja nii edasi. Tunnisin mina teist kohta. Ja sain mina teada, et Microsofti 2015. aastal läbi viidud uuringud. Ja ma usun, et Microsoft võis uurida. Need uuringud leidsid, et Generation Z ehk siis seesama pärast 2000 sündinud põlvkond, selle üksikisikute keskmine
tähelepanu ulatus oli umbes 8 sekundit. 2-1. 2 tükki ütlevad 8, 1 ütleb, et oi, ärge nüüd, te olete valesti aru saanud. Ja see oli siis 4 sekundit vähem kui aastat 1000 alguses. Ja toob Microsoft välja ka, et see on seotud nüüd ikka sellesama 1, 2, 3, 4 TikTok, 8 sekundit, 1, 2, 3, 4 ja siin tasub müts maha võtta ka suure vene teadlase akadeemik Pavlovi ees, kelle tingrefleksi ja selle süvendamisega, nii nagu gaslightingus muide, on toime tuldud. Ongi nii. Nii et ma usun, et mitmed helgemad pead nende viimase 3 näite põhjal mõistavad, on mõistnud või mõistsid on õigem, see on mõistnud, see on germanism, mõistsid ja saavad ka tulevikus aru, mis on ja milleks on meile Mandela efekt ja mida kujutab endast propagandistlik, riiklik või ma ei tea, planetaarne gaslighting. Muide, sel teemal me oleme ära unustanud ka, et Euroopa Liidu autorite ja loojate hulka paratamatult kuuluvad Ameerika Ühendriigid. See võib olla kunagi eraldi teema. Järgmine teema, mis siis Elon Muskil silma hakkas, on tehisintellekt, mis ei allu tänu gaslightingule ja Mandela efekti oskuslikule kasutamisele, mis ei allu enam inimesele, vaid inimene hakkab või hakkas juba alluma tehisintellektile. Musk ütles umbes nii, et kui süsteem, vaat see süsteem on jälle paha sõna, sest ma ütlesin praegu siin Mandela efekt, riiklik või ma ei tea, planetaarne gaslighting, herr Pavlov ja need, sellest peaks küll olema, kui nende 3 asja oskuslik kooskasutamine hakkab inimest seadma õigele, tema jaoks, mitte inimese jaoks, õigele sihile. Mitte, et inimene paneb paika, mida see tehisintellekt peab tegema, siis kaob meil, nii ütles Elon Musk, lineaarne loogika. No see on põhjus-tagajärg seos. Mis juhtub, kui nii teha? Mis juhtub, kui nii mitte teha? Nende kombinatsioonid kaovad ära, sest me oleme saanud, mis juhtub, kui nii tehale vale vastuse ja lähtudes sellest, me küsime uuesti ja me läheme järjest suurema jama sisse. Meile omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga või kui eestlane või muul viisil. Ja kui meil ei ole põhjus-tagajärg seost, mis juhtub, kui ma sõrmed sirgu lasen? Ei midagi ei juhtu. See telefon võib jääda sul peopesa külge rippuma, kui sa oled teda eelnevalt hoolega määrinud mingisuguse vägeva liimiga ja mitte midagi ei juhtu. Ja mitte keegi peale vandenõuteoreetikute ei riski öelda, lõpeta ära, küsimus on üdini loll, see kukub maha. Sa oled lamemaalane, sa ei tea, mis sa räägid. Noh, ja
iseenesest firma kasumit see võiks ju suurendada või midagi veel. Need ai loodud algoritm iseenesest on selline astmeline tegevusjuhis, mida ma praegu kirjutasin, aitab, et sa keerad ühe astme sinna kohta, kui kogu ülejäänud jada on täielik kamarajura. Algoritmid, need astmelised tegevusjuhised kontrollivad meie teadmisi, milline tuleb homne päev. Rõhutan ja olen rõhutanud ka, et kui te loete horoskoope, siis nad on kõik just teie tähemärgiga nii sobivad, nii ilusad, nii õndsad. Ometigi keegi jääb auto alla, keegi murrab lihtsalt jalaluu, keegi saab väga ränga haiguse. Ei, loe homme jälle. Sinu tulevik on selline, et japsi kirja. Ja seda ei juhtu, nimetage mulle üks ainus astroloog, kes on oma täheseadeid ülitäpselt uurides timminud endale 1, 2 või 3 loterii peavõitu. Seda ei tule. Te valite endale astroloogilise kaardi järgi partneri. No mingi protsent võib ka 10-sse panna, aga enamalt jaolt sõltub see teie iseloomust. Ja teiseks, ma arvan, ma oletan, pärast seda valikut te ei tohi mitte kunagi enam lugeda oma või oma partneri horoskoopi. Lugege parem, jumaloia, mingit õpikut või asja. Aga jah, kui süsteem kontrollib inimest, mitte vastupidi, on inimesega kööga, seda võib nimetada mõneti ka masinate ülestõusuks. See on Isaac Asimovi teos, kus lõpuks tuli inimene ja ütles, tooge mulle süüa. Ja masinad ütlesid, yes, massa, ja läks asi rea peale tagasi. 3 sõna võib mõjutada kogu seda AI-d. Ise tänase seisuga pakuksin, koristage see ära. Aga jah, tänase seisuga see ei ole masinate ülestõus. See on valikuvabaduse vaikne kadumine, massistumine, muutumine. Kes see oli? Kas see oli doktor Viktor Vassiljev, kes ütles, ei, see ei ole keskmine inimene, see on tavaline inimene, kes on teistega ühtemoodi. 3. jura on Muski järgi inimese energiasõltuvus. Inimesed ei suuda enam päevagi elada ilma elektrita, samas meeletud serverid toodavad bitcoine ja tehisintellekti, neid on vaja jahutada. Jahutamiseks on vaja külma vett ja sulle öeldakse, sinu auto on süüdi, sinu lehm peeretas. Praegu see, mis see kliimakamara jura oli, meie keskmine õhutemperatuur tõusis ja nad vaikivad maha, et nad teevad seda
ise pean silmas neid rikkaid, kellel on röögatud serverid, neid ehitatakse juba ammu merre. Ja mis ma selle kohta ütlen, kui ma peaksin kasutama 3-sõnalist ütlust, siis ma saan süüdistuse kraesse. Kui energiast saab valuuta, selle teemalisi filme on Hollywoodis tehtud juba mitukümmend aastat, siis saab energia müügist kontroll ja selle valuuta jagamine. Musk on sügavalt veendunud, et 2027. aastaks kaob või õigemini kaalub inimese ja energia suhe kõik muu üles ja see muutub esmatähtsaks. Ja kõik, mis ei ole iseseisev, kaob. Seega maksustame põllumaad, maksustame koera. Ta ju hingab ja soojendab planeeti. Sa pead maksma CO2 maksu, mis on energia lahutamatu osa ja pange tähele. Seda kuradi CO2 on meie atmosfääris 0,004% vist, imevähe igatahes. Ma võisin eksida, sest ma ei ole seda ka tükk aega jälginud, sest ma tean, see on vale, ma ei pea seda jälgima. Ja ainukene väljapääs sellest, kus meid juhivad juba need, kelle raha paljunemist reguleerib AI ja paljusid muist asju ka, sest neil omal siin ei ole isegi, seal ei ole mitte midagi ise, seal muidu võiks olla sooja õhku, aga et nad selle eest ei maksa, siis ei ole sedagi. Ainukene väljapääs on asjade tegeliku tähenduse ja olemuse mõistmine ja sõna otseses mõttes edasi-tagasi. Vajuta kõige 4 jalaga piduri peale, keeldu. Silmnähtavalt AI toodetud määrustest, seadustest ja muust kamarajurast. Saa inimeseks uuesti, ehita midagi ilusat, moodusta, aita teistel omasugustel moodustada ühiskonda. No muidugi esimeses faasis lendavad siia ilmselt väed peale, sest see on ikka totaalne mäss. Ja Musk ütleb ju ka, et tehnoloogia on meist tugevam, aga mitte targem. Seesama demokraatia, mis asi? No paradoks. See, et teid on rohkem, ei tähenda, et te olete targemad. Seega meil on lollide võim, mida toetavad tavalised inimesed. Nii kaua, kui inimesel on eesmärk, siht, nii kaua ei ole me algoritmid. Ja Musk ütleb ka, et me peame õppima olema taas inimesed, enne kui need igasugused algoritmid ja nendel tuginevad süsteemid hakkavad kõike tegema meie eest ja läbi selle meid kontrollima.
ma ei imestaks, kui ühel kenal hetkel luuakse meil meie ehk siis Eesti rahva huvides ministeeriumide ülene mõrtsuk ministeerium, mis hävitab ära meie hulgas kõik, kelle kohta võib öelda lamemaalane või maalamelane või. Ja see on hea, sest muidu Mr. Costello, vaadake ulmejutte, Nõmme raadio, Meediapangas. Mr. Costello, kangelane, ta sai võimu kõikjal, sest ta oskas lõhestada iga ühiskonna. Alguses pidid saatejuhid olema stuudios mitmekesi, siis tuli näidata, alguses oli koguni veel see, et pokkerit tuli mängida lahtiste kaartidega, sest siis on kindel, et sa ei tee sohki. No võib muidugi niimoodi ka, aga Mr. Costellot tasub lugeda ja üldse neid ulmejutte. See on kogumik Lilled Algernonile. Tasub lugeda. Kes suudab veel lugeda, kes enam naljalt ei suuda, kuulake. Ja edasi, kui ma ütlesin, et luuakse see mõrtsuk ministeerium, järgmine aste on, et enamik meie suuri juhte, kelle poolt tavalised inimesed hääletavad, vastavalt sellele, mis AI on neile öelnud, on nii juhmid, et nad ei jõua kunagi oma ebakompetentsuse tasemele, nad ei jõua isegi kompetentsuse tasemele, sest neil peab olema 2-3 hooldajat, kes on salalamemaalased ja aitavad neid süüa ja kakal käia ja kui eestlased ja muul viisil. See on kole fantaasia, ma tean, aga teate, ma lohutan teid, igaüks võib ju endale öelda, et see käib nende kohta, mitte minu kohta, eks? Ja see on rahulik moment. Sugukondlik sisseaste on see, millest sai samuti räägitud ja esimene asi, mis ma sugukondlikku sisseseadet guugeldades sain, oli AI pakutud sigade kasvatamine. Võib ka õige olla või oli see sigade hädatapp. Aga see tähendab seda, et firma juhi või omaniku otsene järeltulija ei pea kunagi alustama oma karjääri esimesest astmest, et õppida tundma kogu tootmis- või tegevusprotsessi. See tähendab, et ta saab kohe juhiks ja tavaline inimene on sellega väga rahul. Ta asutab jupi jumala positsioonilt ja ei ole midagi parata. Teda ei edutata kunagi heade tulemuste eest, vaid ikka peresidemete kaudu, kui me vaatame sinna Aasia poole ja näeme, milline kogus ordeneid ja mädaleid on juhi pojal, siis tavaline inimene mõistab kohe, et vaat see on ebatavaline inimene. Tema
on ikka päris geenius. jah. tulemus on, et kõik need, kes on valitud, kutsutud, seatud, need on parasjagu nii oinad, et kui nende nõunike hulgast kaovad ära osaliselt kas või lamemaalased, siis kukub kogu organisatsioon, olgu ta kas või riik, olgu ta kas või föderatsioon või kurat teab, mis kukub kokku. lihtsalt üks loll ajab teist taga ja tegeletakse täisverelise tühikargamisega, mida tavalised inimesed mõnuga võivad imetleda. No üks asi on, kui tegu on mingisuguse merevahu teadusliku uurimise instituudi sisse sihtasutusega. see on muide sellise õilsa bändi nagu Raki laulu pealkirja parafraas, aga tolade kuhjumine. ja et siin minna nüüd natukene iseseisvuse alustalade juurde ka, siis nimetage mulle elu 4 tugisammast. Need on tervis, pere, sõbrad, töö. Edu saavutamiseks, see ei ole minu väide. Ma oletan, et seda on väitnud targemad inimesed kui mina. Edu saavutamiseks tuleb välistada neist 2. tervis, pere, sõbrad, töö. Ja et saada tõeliseks tipuks, oi jaa, siis läheb õige raskeks. No oletage natukene. Mis tuleb teha? Kas loobuda tervisest? Millest tuleb loobuda? Vabandust. Ma ütlesin, et tuleb välja visata 2. Millised 2 need on? Seda peate mõtlema teie. Igatahes on see piiratud ressursi jaotus. Ühelt poolt aeg, teiselt poolt tähelepanu. Aju, mis on küll väga võimas, leidma õigustusi just enda tegevusele, ei saa, lihtsalt ei suuda töötada 4 suunas. Eesmises aju osas on eelistused ja kui mingi osa saab 70% ressursist, siis ülejäänu tahes-tahtmata kahaneb 30% peale, 3 osa igale 10%. Inimesed arvavad tihtipeale, et küll ma vean kuidagi välja, aga nende energia ei ole lõputu. Muide, uurige välja, kui palju kasutab aju energiat, kui meie hoolega magame. Kõige valusam on see, et liigse peale reageerimine toimub ühe korraga ja järsult. Ehk siis saab normiks, et ego ja minu tegevus kasvab ja nii lähebki edasi. Selle tõend on, et kui hoolega vaadata, siis suhted ei lagune korraga ja ühe päevaga. Nad lagunevad jupphaaval, kuni kogu energia koguneb ühte punkti. Teooria
vähemalt teooria, ei ütle, et perekond ja edu ei oleks üheaegselt võimalikud, on küll. Teooria ütleb, et samaaegne äärmuslik keskendumine on võimatu ilma ohvriteta. Seega tuleb paika panna, kes, kuidas, miks ohverdab. Küsimus ei ole selles, millise komponendi sa välja lülitud. Küsimus on selles, kas sa tegid seda teadlikult või tegid sa seda kogemata. Ja taas me jõuame selle koha juurde, et mis juhtub, kui nii teha, mis juhtub, kui nii mitte teha ja nii edasi. Kujutage endale ette, et 1000 aastat katse-eksituse meetodit on olnud tõhus ja inimene ei tee, inimkond näiteks ei tee enam vigu. Selleks tuleb ilmselt tutvuda sotsioloogiaga, sotsiaalse dünaamikaga, sotsiaalpsühholoogiaga. Sul ei seisa mitte miski kunagi paigal. Ühiskond ei ole kunagi staatiline. See ei saa lihtsalt olla staatiline, ta peab muutuma. Ja kui sa praegu näed ühte pilti, siis see ei tähenda, et homme näed sa sama. Meil räägitakse, et panustame noortele, vot kui noored tulevad võimule, siis noored. Selle peale saab öelda lihtsalt labaselt minge prsse. Need noored on meie kasvatatud. Ja meie oma ahviarmastusega on sihuke termin eesti keeles, oleme nad ka ära rikkunud. Ajalooline tsüklilisus pidavat olema 100 aastat. Et selle ajaga muutub olukord ühiskonnas, riigis. Võim antakse ju edasi järjest silmanähtavalt pärimise teel, kas või kommunistilt kommunistile ja keelatakse kõik teised nimetused ära. Kommunist näiteks võib muutuda sõimusõnaks, kuigi me teame vaid reflektoorselt, et see on paha sõna, heas seltskonnas seda ei kasutata. Aga õppige, uurige. See võib tähendada ainult nii nagu mõnikümmend aastat tagasi fašist seda, et sa ei kuulu meie hulka, sa oled loll, kole ja paha. Sul on Kremli jutupunktid, sa oled loll, kole ja paha. Aga islamis on ilus ütlemine, et tõde tuleb võtta ka kuradi enda suust. Ja niipea kui tuleb võimule, õigemini tulevad võimule lapsed, muutub kogu riik, muutub ühiskond, muutuvad kultuurilised hinnangud. Niipea kui tulevad võimule lapselapsed, toimub jälle nihe. Niipea kui kolmas põlvkond. Siis on nii, et me oleme muidugi kolmanda põlvkonna jaoks natukene juba Alžeimeri meenutajad ja ei saa aru, aga põrses ta ongi. See on sotsiaalne dünaamika. Sinna ei saa midagi parata. Lihtsalt võimule on pääsenud praktiliselt täielikud degenerandid.
ja siis juhtuvad suured sündmused. aga nüüd ei ole midagi parata. mul tuleb suu kinni panna ja jääda ootama järgmist saadet. seda ma juba mainisin, et Kertu on force majeure'i ohver, lapsel tulevad hambad ja see on kole. tõsi, see võib kesta ainult mõne päeva, aga protsentuaalselt tema elueaga võrreldes on mõni päev umbes nagu meil mõni aasta. võtame, vaatame, rehkendame. ja muidugi olge tänatud kõik, kes te olete toetanud Nõmme raadiot. pidage vastu, see jutt on hull, ma tean, aga jah, hundil on need hundijutud, hundil on need hullud jutud. võtke Rahva Raadio Selts lahti, pange otsingusse hundiraamat ja lugege sedagi. see on iidamast aadamast ammune karjatus, teeme natuke teistmoodi, ehk on sellest kasu. veel kord, olge te kõik tänatud ja meie püha sõda läheb edasi.